Tere tulemast Musta Kassi Taro lugemisse jäärad. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 22–28 juuni. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti ja vaatame, mis neil kaartidel teile siis selleks nädalaks öelda on. Nädal algab teil siin müntide 9-ga. Müntide 9 on selline kaart, mis räägib sellest, et te ise olete oma laeva kapten. Teie küürite tekki, teie juhite laeva. No eks te oletegi oma elu kapten. Kõrval on tal poodu. Poodu kaart minule räägib ta mitut juttu. Ta räägib seda, et tuleb asjadele vaadata teise nurga alt. Aga ta räägib ka seda, et elul on üllatusvaruks. Ta räägib rajalt kõrvale astumisest, plaani muutusest. Vaat sellise plaani, mis teie olete oma päevale teinud, siis keegi muudab seda plaani. Aga ta ei muuda seda halvemas suunas, ta muudab ikka positiivsemas suunas. Et teie olete mõelnud, et lähen sinna, teen seda, aga vot siis tuleb elu vahele, kas keegi helistab, kutsub kuhugi, kuhu te ei saa ei öelda selle peale, et ei tahagi. See on midagi meeldivat, mida teile pakutakse, ka on üllatus. Te ei tulnud ennem selle peale. Ja te astutegi sellelt oma planeeritud rajalt lihtsalt kõrvale. Nagu korraks, et minna ja teha seda, mida teile pakutakse, kuhu teid kutsutakse. Vot midagi sellist on see. 3. kaart on teil sauades 7, see on enda seisukohtade kaitsmise kaart ja kõrval on tal mõõkade äss. Mõõkade äss on tarkus, loogika, tarkus, just see sisemine tarkus, te väga hästi teate, mida teie tahate, kes teie olete, kuhu teie olete teel. Ja te ei lase ennast kõigutada mitte kellegil, sellepärast, et see on teie valitud tee, see on teie elu. Rääkigu, mida nad tahavad, aga teie lähete ikkagi nagu püstipäi edasi. Ei vaata tagasi, ei kahetse midagi ja lähetegi, elate ise enda elu. Te ei küsi kellegi käest luba ja keegi ei saa teid ka takistada. Te ei lase lihtsalt endale dikteerida, kuidas minema peab, kuidas elama peab, mida osta, mida mitte osta, mida süüa teha, mida mitte süüa teha või kuhu minna. Vot teil on ka vaja valida, millisele jaanitule te sellel nädalal lähete. Kui teie olete otsustanud sinna minna, siis te sinna ka lähete. Ja keegi ei saa teid ümber veenda. Aga see on ka muidugi muude eluetappidega samamoodi. Alumises reas on surmakaart. Surmakaart räägib seda, et miski asi saab läbi teie elus. Midagi lõpeb lihtsalt ära. Selleks, et saaks alata uus ja uus tuleb ja kiirelt tuleb ja edu tuleb ka suur. Et see uus saaks alata, siis miski peab ennem ära lõppema. Loodust tühja kohta ei salli, öeldakse. Ja kui teie elus midagi ära lõpeb, ma ei tea, vahetate töökohta, mingisugune projekt saab läbi, mingi leping lõpeb ära, siis tuleb kohe uus. Ja tegelikult te olete seda planeerinud, seda uut asja, sellepärast, et sauade äss räägib selget keelt, et teil on peas mõte. Pole olnud õige aeg selle mõtte teoks tegemiseks. Sauade äss ta on nagu, kuidas ma ütlen, ta on tohutu tugi, et hakkake kohe pihta, ütlen ma teile, sest sauade ässa kaart räägib ka seda, et see aeg, see aken on väga vähe lahti, ta on piiratud ajaga. Et kui te nüüd ei tee seda ära, siis tuleb keegi teine või teeb selle ära. Ma ei tea, tahate ruume rentida, endale kohvikut avada, keegi võtab napsab eest ära, kui te kohe ei tee seda. Sellepärast te ei taha teha, et teie ei tea, kuidas te seal hakkama saate. Kas te saate ja mõtle, ma nüüd lähen ja teen selle, ma ei tea, lõpetan seal vanas kohas ära, nüüd võtan täiesti uue suuna. Lähen kuhugi, teen midagi, kuidas ma seal hakkama saan, rent on vaja maksta, ma ei tea, mis seal veel on vaja teha. Pole varem kunagi sellist teinud, suurelt peale hakanud, täitsa kukun läbi. Ei kuku te kuhugi, sellepärast, et teil on kaarikukaart. Vot toome selle sama kohviku näite. Mõtlete, et nii, ruumid on vabad, te olete kaua seda plaaninud, te tahate seda kohvikut tegelikult väga avada. See ei pea olema kohvik, aga toome selle kohviku näite, tahate seda kohvikut avada. Teil on isegi seal juba võib-olla mõned töötajad, nagu siuksed suusõnalised kokkulepped.
Aga siis tulevad need sisemised hirmud, vaat meil ju on vahest sellised mõtted, kas ma saan hakkama, mis siis saab, kui sinna kedagi ei tule. Ja siis tuleb Kaariku kaart sinna kõrvale, mis ütleb, et taevas hoia, hüppa siia Kaarikusse, tee oma unistused teoks, paneme minema, sõidame lihtsalt minema siit ja läheme nii, et te ei saa ise ka aru, kui kiirelt hakkab see asi liikuma, kui suureks see lumepall kasvab. Avate oma kohviku, alguses tulevad inimesed uudishimust, uus asi, vaatame. Siis neile meeldib see, mida te olete teinud. Nemad tulevad tagasi, aga nad räägivad ka sõpradele, tuttavatele. Te ei pea üldse mitte mingit reklaami tegema, sest see asi kasvab nii suureks, et teil on vaja varsti juba suuremaid ruume ja rohkem töötajaid. Vaat see Kaariku kaart on kiiruse kaart. Ja ta nagu panebki tõesti minema nii kiiresti, et ole lihtsalt tubli ja hoia ohjad enda käes kõvasti, sest muidu sa kukud sealt Kaarikust välja, et seda meil kindlasti vaja pole. Aga vot selline uhke nädal tuli teile, vaadake siis asjadele natuke teise pilguga ja olge endas kindel. Teil on absoluutselt olemas tugi Sauade ässa näol, kes ütleb, et davai, nüüd hakkame peale, nüüd ei passi siin enam midagi. Kaitsetegi oma seisukohti, ei lase ennast kõigutada, lööte vana ukse kinni ja marsite püstipäi uuest uksest sisse ja väga edukalt. No seda räägivad kaardid, mitte mina. Vot selline lugemine tuli teile, armsad jäärad, no fantastika, nautige seda. Tehke teoks kõik oma suurimad unistused. Mina soovin teile imelist jaaninädalat. Kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kitsi, pange ikka like pöial üles, võite ka kommenteerida ja kindlasti võite te minu kanali tellida, et te oleksite kursis sellega, mis siin kanalil toimub. Ka minul on uued ideed, mida teieni tuua, lisaks tarokaartidele ja täiskuu ja kuu loomise energiate vaatamisele. Nii et tellige kanal, olete kursis ja kohtume järgmisel nädalal.